1, 2, 3, let's go! Tere! Tere! Me oleme tagasi oma stuudiokeses. Mõjuaine 3. osa nüüd siis. Meie kahega. 2.0. Räägi midagi siis. Me mõtlesime, mina mõtlesin, et täna võiks rääkida siis natuke Hispaaniast, sest me olime 6 aega seal. Just nagu test run oli meil, et kas me tahame siis sinna kunagi kolida või ei taha. Et me olime mõelnud väga-väga pikalt minu arust, et võiks kuskile kolida. Aasia oli kindlasti valik, aga meil on kass. Ja kassiga ei ole kõige lihtsam minna kuskile Aasiasse, seega Euroopa koha pealt kõige popim ikkagist on ju Hispaania. Aga me ei olnud seal kumbki kunagi käinud. Sa olid või? Tenerifel. Aga ma ei ole isegi seal käinud nagu. Ma ei ole üldse nendes poppides kohtades käinud, kus eestlased suvituvad või talvituvad. Aga siis ma sain võimaluse minna sotsiaalmeedia spetsialisti praktikale, välispraktikale. Mul oli päris mitu riiki, mille vahelt valida, aga nad võtsid sealt ikkagist, et ma läheks Hispaaniasse. Alguses öeldi mulle, et ma ei saa põhimõtteliselt üldse, sest et ma olen esimese aasta tudeng nii-öelda ja esimese aasta omasid tavaliselt ei saadeta, et on risk, et nad lõpetavad nagu poole pealt ära ja siis käivad seal reisul ära ja siis ei lähe enam kooli tagasi. Aga ma otsisin endale ise siis selle praktikakoha, elamised, saatsin neile lihtsalt, et ma läheks siia hea meelega ja siis muud ei olnudki vaja, kui koordinaator pidi kinnitama Erasmuse nõusse. Ja oligi, I was off to Spain. Kus oli siis? Said hakkama selle praktikaga? No sa olid ka seal ju. Räägi pigem praegu enda see ära, sest et sa olid ju seal nagu wifi kaasas. Ma käisin ja tegin tööd ja värki ja Jakob pidas siis majapidamist üleval. Ma olin külaline lihtsalt su praktika ajal seal. Meil oli pisikene siuke stuudiokorter siis, et Costa del Solis, ma olin siis Fuengirolas, mis jääb Marbella ja Malaga vahele, väga mõnus koht ja need hinnad isegi, et me olime siuke mitte päris full seasoni ajal, mis me olime siis märts-aprill, et hinnad ikkagist on kallid seal elamiseks. Üür on küll kallis jah, aga muidu poesvärki on normaalne jah. Ja väljas sai ka isegi decent omadega süüa. Suht sama hind, mis siin või isegi odavam võib-olla veits jah. Aga poes oli suht okei nagu asjad. Ja... Mis sina siis tegid, kui mina olin tööl, jutumärkides tööl? No ma ikkagist treenin inimesi ju ka läbi online platvormi, nii et mul oli ikka tegemist küll. Vahet pole, kus ma olen, mul on kogu aeg midagi teha. Nii et ma olin ikkagist treener edasi ja paar trenni andsin seal kohapeal ka Hispaanias. Ja. Seal on ju nii suur eestlaste kogukond. Ehk siis tuttavaid on seal ees tegelikult nii mõnigi, sul vist eriti. Mõned leiab jah. Et kuidas mina leidsin selle koha, siis kus ma üldse läksin praktikale, oli niimoodi, et ma panin eestlased Hispaanias gruppi, et ma otsin endale praktika kohta ja sealt kohe minu vana küünetehnik, tema tütar on siis Hispaaniasse kolinud ja ta töötas ilusalongis, kuhu ma sain minna siis sotsiaalmeediat tegema. Ehk siis ma võtsin nende sotsiaalmeedia nii-öelda konto ja asjad kõik enda kanda ja lihtsalt joppas seal läbi tutvuste kiiresti sain koha. Ja said hakkama ka tööga? Ma arvan, et ma sain hakkama ja mu juhendaja oli väga rahul muga. Aga nagu, mis sa tegid siis? Istusid lihtsalt kodus või? Üritad mind nüüd siia häbisse panna, et ma istusin kodus või? Ei. Vana käis 2 tundi trennis iga päev. Normaalne. Seepärast, et mul oli natukene rohkem aega seal, kui siin on. Siin ma pean koha peal trenne kandma, aga siis ma sain seal lihtsalt kõike läbi interneti teha. 5 nädalat olime kokku seal. Ja selle ajaga saad tegelikult nagu selle maitse nagu suhu, mis on nagu päriselt seal elada. Ei ole see, et sa käid nädal aega puhkusel ja oled nagu, okei, nüüd ma kolin siia, tegelikult ei tea mitte midagi, vaata. Ja kõik on, et issand, sa lähed lihtsalt sellepärast, et sul oli nii tore puhkusel. Me olime
5 nädalat seal, me olime üle 6 aja põhimõtteliselt. Ja sa saad tegelikult siis juba vaikselt aru do's and don'ts nii-öelda. Ma arvan küll jah, me ei elanud väga otseselt siuksed puhkuse elu ka seal. Sa käisid tööl ja ma tegin tegelikult tööd põhimõtteliselt enamus päeva või pool päeva vähemalt. Jah, et me olime tegelikult ikkagist väga hea koha peal, rand oli lähedal, aga meil oli lihtsalt siuke probleem, et nii märga vihmast märtsikuud ei olnud hispaanlased näinudki vist. Ja see meil õnnestus siis ära võtta see terve märtsikuu, kus lihtsalt sadas ja ei olnud seda, mille pärast tavaliselt eestlased kevadel seal on. Mingi 2 nädalat sadas jah. Ja, lihtsalt jõudsime sinna ja peale seda lihtsalt sadas. Aga ma ütlen ausalt, seal nagu niimoodi ei heidutanud see vihm. Et võib-olla lihtsalt sellepärast, et keskkond oligi uus. Mingi hetk kindlasti hakkab seal ka ajudele käima see, et vihma sajab võib-olla nii palju. Aga neil on vähemalt praegu suvi seal, mida meil Eestis ei ole. No nii, kui see vihm järgi jäi, siis oli tegelikult ilus ilm ka, nii et korra päevas natukene vihmavaikne oli, siis oli suht okei ilm ka. Et siis võib-olla oligi see, et sa ootasid lihtsalt kogu aeg seda hetke, et lõppeb ära sadu ja siis sa said välja minna natuke jalutada. Ja, mul isegi õnnestus mõned päevad ka nagu nii-öelda päevitada. Meil oli pisikene aiake seal, aga tol hetkel olid kõik need basseinid ja asjad ikkagist kinni. Et need tavaliselt siis avataksegi maikuus ja me läksime aprillis ära. Et seda mõnu seal nautida ei olnud, aga ütleme nii, et ilma ei oleks ka olnud väga, et basseini nautida seal, kui see bassein just soojendusega ei ole. Aga poes hinnad, ma ei näinud ausalt öeldes väga suurt vahet Eesti hindadega, et sai oli põhimõtteliselt sama hinnaga. Seal on need mingisugused, mis need on siis, ciabatta-laadsed asjad kohati odavamad, sest et ciabatta vist on mingi main thing neil. Ja kohvi väljast ostes? Jaa. Odavam. Kohvi, mis sa ostsid kõige odavama kohvi? Mäletan. Mingi €2 või midagi siukest. Ja täiesti okei kohvi. Meil nagu aknast oli näha ühte kohvikut. Seal vist oli see kõige odavam kohvi või? Mingi €60 jah äkki. Ja siis seal oli kogu aeg rahvast ka. Ma ei tea, kohalikud vist kogu aeg käisid. See oli mingi parmude koht. Mida sa ütled nii? Tavaliselt hispaanlased istusid vanemad härrad. No see oli ikka pigem siuke elunautlejate koht siuke. Aga hispaanlased naudivadki elu ju. Nagu neil on reaalselt no stresso lihtsalt enamus ajast. Aga nad on väga äkilised ka liikluses. Nagu sina. Sa sobiks sinna ideaalselt liiklusesse? Ei sobiks, mu närvikava ei peaks vastu seal. Mis sa oledki sulandud massi seal kiirelt? Tahan jah vehkida niimoodi välja aknast. Ei, seda kindlasti mitte. Sa ei sõitnudki autoga seal siis? Ei, meil oli nädal aega ainult auto. Jaa, aga saaksin sõita. Passis maja ees ka see auto mingi poole ajast. Jah, ma ei teagi, kuidas nii juhtus. Ilma ei olnud ka vaata seda nagu, et viitsiks minna kuskile. Kui on vihma saju nagu see võimalus, siis nagu ma isegi Eestis ei viitsi väga minna kuskile, kui vihma saju võimalus on. Sest et seal sa tahad eriti veel nagu väljas olla ja käia ja vaadata nagu just mingid kohti. Ega seal kuskil sees niimoodi ei ole midagi teha. Ühes lahedas riigis käisid ka ju. Ma käisin Gibraltaril. Kiri up, boys! Kuidas oli? Käisid mäe otsas ka või? Mäe otsa ei jõudnud. Miks? Esiteks, ma nii või naa oleks vist viitsinud väga kõmpida. Teiseks, mäe otsa minek on tasuline. Ja kolmandaks, me ei leidnud üles, kust mäkke saab. Internet kadus ära nii, kui me üle piiri läksime, mille on mõelnud. Me olime ju, kuidagi see ei tundu üldse nagu loogiline, et sul oled nagu Hispaania nagu mandri peal siiski ja siis sa sõidad mingisugune 100 meetrit ja kõik levi ju kaob ära, et sa oleks pidanud tegelikult selle e-SIM-i ostma, Gibraltari oma siis, aga jah, see meil kadus ära. Ta ei kadunud nagu kohe ära, et ta mingi aeg mul veits lasi olla ja siis ma mõtlesin, et lihtsalt net jamab, aga siis ma sain ju aru, et wow, okei, siin ei saa kasutada ju seda. Ja ühesõnaga, siis me ei leidnud seda, kuna GPS ei töötanud, otseselt ei leidnud üles seda auku siis, kust saab Mäkke minna. Aga me tegime nagu ringi peale saarele. Ja käisin Burger Kingis. Ja Burger Kingis käisime. Selles suhtes, et parkisime auto ära ja läksime nii-öelda sinna vanalinna kohta. See tegelikult nägi täiesti okei välja, nagu veits medieval vibes oli sellel söögikohtadel. Medieval või? Medieval. Mis õige on siis?
Medieval. 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 Arvad, et see ei ole õige või? Ma ei tea. You're the British boy. Vana inimlik. Tundsid ennast koduselt ka Gibraltaril või? In a British country. Ma ei tea, ma ei oska seda kirjeldada, ma ei viitsiks väga vist uuesti sõita sinna autoga, et sinna minna. Sinna oli mingi 2 tundi sõitu vist või? Kallis oli ka vist või? Või on või? Oli kallis oli. Ta oli nagu lennujaama hinnad oleks. Oli vist jah. Et ikkagi Burger Kingis oli see 2 jäänud kokku mingi 15-17 eurot või? Või oli see 1 jäänud või? Ma ei tea, nüüd tundub kuidagi odav. Nüüd on nagu odav jah. Ei midagi valesti, ma mäleta õigesti. Üks eine oli lauselt üle 10 või midagi. Ma ei mäleta. Ja ma arvan ka pigem nii. Kuidagi tundus millegipärast kallis. Välja arvatud riided tundusid seal odavad. Jalanõud olid odavad. Sa veel sihtisid oma neid konserve seal, aga... On minu suurust. Ja nad isegi käisid vahepeal otsimas kuskilt või ütlesid, et nad toovad, aga siis me ootasime mingi 15-20 mintsa ja ikka ei olnud toodud neid, siis öeldi, et neid ei ole. 27 eurot oleks olnud konversid seal. Et jah, seal jalanõusid nagu oli odavamalt. Kuigi konversid on minu arust igal pool praegu soodukates, ma ei tea, mis värk nendega on. Aga jah, Gibraltarist väga palju ei ole rääkida, sest et isegi kui me mõtlesime mingi hetk, et hakkame siis vaatama mäepoele, siis tuli mingi räige padukas. Nagu niimoodi, et see piiri äär siis Gibraltarist Hispaanias, see oli paksult inimesi täis, kõik vist otsustasid sel hetkel, et nüüd on aeg ära minna. Kellel mingi 5 õhtul ka vist. Et siuke korralik ummik oli. Jah, no see on suht väike ka seal. Et seal on ikka suht palju autosid selle väikse platsi peale. Jah. Et sisse saamine oli nagu lebo, mulle muidugi öeldi, et see on nagu täiesti katastroof sinna saada, et kogu aeg on pikad järjekord, kui me läksime, ei olnud järjekorda, lihtsalt sõitsime edasi, aknast näitad korraks passi, keegi seda väga tegelikult ei vaata, aga justkui nagu peab, on ju. Aga jah, tagasi tulles, ma arvan just selle ilma pärast, et üks lambist lihtsalt hakkas sadama ja ega seal ei ole kolleda ilmaga ausalt öeldes mitte midagi teha. Välja arvatud Burger Kingis käia. Jah, kus on lennujaama hinnad, aga üks koht siis jäi meil käimata, mis ma mõtlesin, et oli Tarifa ja tegelikult sealt samast Tarifa linnast, mis on siis Gibraltarist edasi veel Lõuna-Hispaania poole, sealt saab ka Marokosse, ehk siis sa saad ka käia Aafrika mandril ära. Jah, seal oli mingid day tripid, aga millegi pärast ei õnnestunud seda teha lõpuks. Lihtsalt vist nagu ei viitsinud ka väga stressata, sest et see ikkagist võtab sut nagu terve päeva. Ja sul oli ikkagist praktikapäevad oli ka, nii et ei saanud päris 2 päevaks ära minna. Niimoodi tööluusi me ei tee, eks. No kuskil linnas käisin veel ju, mägedes kuskil. Jaa, me käisime, issand, G-tähega oli see. Granada või? Granada, täpselt. Tahtsin minna Rondasse, aga täpselt enne seda, kui me sinna jõudsime, olid olnud ka tugevad vihmad ikkagist ja oli olnud see landlift või mis on landslide. Ja oli see tee, mis viib siis nagu Marbeiast Rondasse, oli, siiamaani on kinni. Siiamaani või? Jah, et ikkagi sa pead nagu väga suurte ringidega sinna Rondasse siis minema. Aga läksime Granadasse, mis nagu mulle soovitati seda Granadaka, et see on nii väike, nii armas, väike, tore. Ilus, tore, jaa, aga mitte midagi erilist. Mitte midagi sükest, et 2,5 tundi viitsiks sõita sinna uuesti. Jah, ei olnud seal ausalt mitte midagi teha meil. Et söögikohad, nagu kui sa lähed vaata mingisse linna, siis sa lähed ikkagi sinna mingi vanalinna kanti ja nagu linna vaatama nii-öelda. Et seal olid ikka väga kallid ja väga basic toidud. Siuke mingi briti turistile suunatud toidud. Kui seal oleksid kuskil lähedal, aga siis ei oleks probleemi jälle, kui see oleks poole tunni kaugusel, siis oleks juba normaalne sinna minna 2,5 tundi uuesti viitsiks sõita. Aga tee peal samas nägi vägev tee oli, mäed ja värgid. Jah, me käisime veel mingi vaateplatvormi peal vist. Käisime või? Nagu hea vaata, kui me sõitsime, siis see koht, kus sa sõid oma viinamarju või asju seal, äär oli me vaatasime. Ananas oli see by the way. Seda mäletab, et see ananassi, aga kus see oli ja mis see lihtsalt ei mäleta. No hea ananas oli, kooritud. Seal on jah, need kooritud ananassid ja järgi. Et ikkagi puuvilja on, aga seal ei olnud ka puuviljad väga odavad. Et mis oli nagu veider. Vist mitte, jah. Aga mis sul odav oli saiad. Ja õlu. Ja õlu. Et need saiad, lähedki, neil on need kafeteeriad, on ju,
ja cafeterias tavaliselt sa saadki siis võtta mingi võiku või mingi sooja saiakese ongi bagueti sees või ciabatta sees. On siis mingid head asjad vahele pandud erinevad ja need jäävad tavaliselt sinna mingi 2-3 euro kanti. Tavalises suurus, kui tahad mingi seda huge'i, siis on siuke mingi 5-6 eurot. Et saia on seal väga osas süüa. Lõunaamps, võtta kiiresti. Kiire, hea. Letus siis oli natuke kallim. Seal siis said salateid ja wrappe, nagu seal on kaloraažid ja kõik asjad kirjas. See oli aus koht, jah. Aga sinna me läksime liiga hilja, jah, et lõpupoole alles avastasime selle. Mul oli ta nagu peas mitu korda käinud, alguses saadik juba ma nägin salongis söödi seda letustit, aga aeg lendab. Jah, ja ta on veits siukse Prisma salatileti selle logo ja karbo ja kõik asjad olid nagu see võib-olla oli alguses süsteem on ka sama, jah. Aga on küll, jah. Seal on samamoodi need vannid lihtsalt eest all erinevate ainetega ja siis ta loobib neid kokku. Aga väga head olid ja said kastmeid ja asju vahetada, mis on minu jaoks ülioluline, et kui ma ei taha mingit kastet sinna vahele, taha midagi muud, siis selle eest ei küsita eraldi raha. Et ma tahan vahetada ja kui ma ei taha sibulat, siis sibulat ei panda. Ja trennis sa ei käinudki muga ükski kord, ju? Ma ei käinud vist ükski kord trennis seal. Uskumatu. Ma ei käi ühelgi välismaa kohal trennis. Uskumatu ülbus. Seal jah on lihtne minna fätimaks. Ma arvan, ma läksin ka, just tulin Taist, olin juba natuke midagi kaotanud, aga jah, Hispaania ja see sai, no ma võiks saia mingi forever süüa. Ja igasugused maiustused ja uued maiustused jälle. Jaa, kõike tuleb proovida. Tinoküpsised. Saate aru, need tinoküpsised. Esimene päev käisime poes seal Carrefouris. Palju või väga äge pood. Mingi kaabakas pani meie sinna. Ja siuke tunne, et mingi laps pani need lihtsalt meie ostukorvi, sest et need või siis see olid sina tegelikult algusest peale. Mina ei teadnud, kus need poes ongi. Ja. Anyway. Väidetavalt mingi laps oli pannud meie toidukorvi mingisuguse küpsise paki. See nagu lükati meie sinna asjade juhuslikult tuli välja, et see oli mingisugune küpsis, mis Ketlinile ka väga meeldis pärast seda, kui ta proovis seda. Nagu ma proovisin ikka ära ja ma sõin iga päev. Väga huvitav, et need nagu mingi teine laps pani täpselt need küpsised sulle sinna korvi, mis sulle täpselt lemmikud olid. No ma ei olnud neid enne proovinud ju. Kui nüüd sul on mingid jamad, siis ma ei oleks neid rohkem söönud. Ma ei saa midagi teha, et ta pani need sinna ju. Aga tegelikult ma ei kujuta ette, kus kohast need asjad sinna said. Nüüd, kui ma tagasi vaatan, see tundub kõik siuke suur mäng. Anyway, nende samad küpsised Eestis on muumiküpsised. Sain proovida. Erinevate kujudega lihtsalt, jah. Muumi kujuga. Ei, no mõtlengi erinevas maailma osas on lihtsalt erineva kujuga. Ma arvan küll, need on siuksed lihtsalt suhkruküpsised. Küpsised. Räigelt head. Nii head, ma sõin iga päev vist. Ja siis teine väga halb asi on see, et seal on need panaderiad ehk siis bakerikojad on igal pool ja meil oli maja kõrval ja seal oli üks mega hea asi. Ja kuna pühapäeval oli, siis kui me jõudsime, oli pühapäev ja siis oli pood kinni või kõik poed on kinni, jah. Osad lõpuks oli välja, et olid tegelikult lahti, aga niisugused mingid väiksemad convenience'id ja mingi see Hiina pood meie kõrval olid lahti, aga need on tegelikult kallimad kui need supermarketid on kinni. Aga midagi süüa, jah. Ei saanud, siis pidi seda kas tellima süüa või siis tegimegi seda bakerit vist. Jah, me vist võtsime esimesed toidud bakeri ja siis õhtul me tellisime. See tellimine läks minu arust väga kalliks seal. Ja me ei saanud kätte ka seda ka mingi üle tunni aja vist, sest et too õhtu oli mingi räige see padukas ja värk ja seal on väga palju nagu rolleritega kullereid ja siis nad ei saanud sellele järgi minna. Aga panaderiade juurde tagasi vaarika tartalett. To die for. Lihtsalt alguses mõtlesime, et ühe korra nädalas võtame lihtsalt üks päev, mingi pühapäevini. Aga siis see kuidagi väga sujuvalt lõpupoole hakkas minema niimoodi iga päev või iga üle päeva. Õhtuse jalutuskäigu peale normaalne ju. Aga ükskord tuli alitanud ka. Ja väga haigelt isu ei läinud ikka ära. Jah, Jakob läks vahetas teiste kookide vastu lihtsalt. See oli nii hea, et mul ei läinud tavaliselt, kui mingi asi mädaneb või alitab, siis selle asja isu läheb ära. Tuleb see ikk tuleb peale, vaata. Ei läinud. Sellest oli kahju küll, mul ka ei läinud see isu ära nagu. Oleks võinud, see oleks nii hea olnud. Seal oli tegelikult nii palju valikuid veel, mida võtta, see oli nagu tõesti ja seal oli kogu aeg siuke järjekord selles panaderias. Ma ei näinud teistes bakerites nii pikka järjekorda kui selles, mis meie oma kõrval oli. Konstantselt oli nagu uksest välja.
ja seal oli valik, oli meeletu, seal müüdi ka tavalisi neid, noh, ciabatasid ja asju, mingid suured, vaata. Aga jah, see, isegi, et me midagi proovisime veel, siis see tartalett jäi nagu, ta jäi. See vaarika oma just oli parem. Et seal oli siuke kreemi, noh, see tartaleti korv, seal sees oli kreemi veits ja siis peal olid vaarikad. Vot see oli üks hea toit. Läks meelest ära see vahepeal. Nüüd tahaks uuesti. Äkki kui me nüüd Hispaaniasse lähme suvituma nädalaks ajaks augustis, siis saab jälle läbi rääkida, et sealt läbi käia. Peab vaatama. Jäätis oli ka hea nendes kohtades, kus see lahtine jäätis oli. Jaa. Gelatariod või mis need on? Pistaatsia jäätis. Mina sõin... Isegi vegan pistaatsia jäätis oli hea. Jaa, see oli seal Marbellas ju. Et üks täiesti väike putka oli see veel. Minu arust ta ju vaat ütles, et ta alles alustas ja et paneks talle review sinna. Või sellel oli just see, et tal oligi hästi palju reviewsid ja siis sellest selguski see, miks tal nii palju reviewsid oli, sest peale igat jäätist ta palub reviewd. Panid siis? Hea trikk. Ma ei mäleta. Ma ei usu, et panid. Ma seal ikka mõnele panin. Panin Tais võib-olla. Ma hakkasin ka Tais panema neid reviewsid. Selle järgi me otsisime selle koha, et seal oligi lihtsalt 5 staari ja mingi mitusada reviewd. Ja siis pärast me saime selgeks, miks. Me alguses seisime ju mingis teises selles järjekorras, aga seal läks jube kaua ja siis me leidsime selle teise 5 tärni oma vist. Tegelikult tuleb Hispaanias väga korralikult vaadata neid tärne ikkagist. Palju on, üle 4 on okei. Seda meile öeldi suht alguses, et alla 4 tegelikult on juba no it's bad. Et siis ei ole nagu väga hea toit ja ei nähta väga palju vaeva. Vahepeal ikka vaatad neid reviewsid ka, et kui seal mingi 10 tükki on, siis sa pead ikkagi läbi vaatama need reviewd, sellepärast, et see mingi 1 või 2 tükki tõmbavad nagu kogu selle asja alla. Ja no seal ei ole väga selliseid kohti, kus on 1 ja 2 review. No siis seal käib siuke liiklus läbi igalt poolt. Seal nagu you can kind of trust it, vaata. Kuigi nüüd juba ma lugesin LinkedInist, et ongi olemas need botid ja asjad, mis panevad neid reviewsid. See oli tegelikult Trustpiloti kohta. Trustpilot on scam, otsitakse töötajaid Trustpilotisse, kes kirjutavad häid reviewsid. Ja ma arvan, botid et see on ka. juba käinud aastaid vist siuke palju. Aga nüüd see nagu nähti reaalselt seda kuulutust. Jah, et otsitakse Trustpilotile neid, mis nagu... Ja Trustpilot peaks olema just see, mis on... You should trust it. Keegi peaks siukse tegema, kus on, pead ära isikustama ennast enne. Aga siis oleks sellele nii räige õõrdumine, et keegi ei paneks neid reviewsid. No selles suhtes Google kinda nagu, Google'st sa saad tegelikult vaadata seda inimest. Jah, et kus ta varem on käinud, kas ta on ainult häid reviewsid pannud, siis ta võib olla nagu mingi nii-öelda tööline. Samas see on siuke research, et lihtsam on lihtsalt käia ja süüa ära. Aga mina vaatan alati. Potentsiaalselt siit söök ära süüa. Ja mina vaatan alati neid account'e, kes on pannud. Sest et ma tahan näha, kas nad on varem ka kuskil käinud. Nagu, ma ei võta seda kõike nüüd nagu tõe põhjaks, et nagu nii ongi, et ta on mujal ka käinud, kõik on hea, alati talle meeldib. Mina ei pane ka väga halbu reviewsid. Ma panin Hispaanias sellele ühele kohale, kui me vaata üks õhtu käisime, istusime maha lõpuks sinna. Siuke punane see oli. Me võtsime seal vist ainult, sa võtsid õlut, ma võtsin alkovabõle ja siis ta tuli vaata kõrvallaudadesse nende mingite kandikutega, pakkus neid tapaseid. Seal oli, nad tahtsid meist nagu hästi kiiresti kuidagi lahti saada. Paid sinna review siis või? Panin jah, et tundub, et tahetakse nagu ainult mingeid neid, kes tahavad terve laua mingeid asju täis tõmmata. Kuigi jah, seal kutsuti sisse nagu õllega või siis nagu joogiga, et tahate mingi joogi teha. Ja siis kui jooki hakkasid jooma, siis hakati suruma seda, et võiksite nagu süüa ka nüüd midagi. Aga me just tulime söömast. Jah, ma ei tea, selles nagu kohas seal oli väga raske leida seda kohta, kuhu lihtsalt maha istuda ja juua. Aga samas peale seda kohta, kus ma selle 3 tärni review panin, sellest me läksime edasi, vaata, see veits fancy koht ja seal, kui me käisime uuesti. Mul ei ole ühegi koha nimi meeles. Mingi plats oli. See oli mingi plats, jah. Ma võin vaadata, kas ma leian äkki mingid kohad üles seal. Keegi ei lähe nii sinna. Aga... Nad saavad su Google Maps'i profiili vaadata ja sa peaksid niimoodi hoopis tegema. Et sa paned oma Google Maps'i kõik need head kohad ära, kus sa käisid ja mida sa soovitad ja siis inimesed, keda nühib, saab minna sinu Google Maps'i profiilile ja panna. Ega ma ei leia ju niimoodi. Pane nüüd siis spordibussile ka 5 tärni ühe soojaga. Ma praegult ei pane. No pane ära. Ei pane.
ma tegelen sellega küll. Me võime oodata praegu. Pane kiirelt ära sinna spordibussi. Aga ma ei mäletagi selle koha nime. Spordibuss. Neid paare ma ei... Kuule, palun jäta rahule mind selle spordibussiga ükskord. 5 tärni. Väga hea teenindus. Jaa, aga siis kõik vaatavad ja siis nagu teavad siis nad teavad, et nad leiavadki sealt, näed. Kui sa paned sinna spordibussile review ära, siis kõik inimesed teavad, et näed, kui nad tahavad Getlini seda Google Maps'i profiili näha, et näha siis neid häid kohti, mida sa soovitad, siis nad panevadki spordibuss otsingusse ja siis sealt võtavad sinu profiili. Sa tead, et need asjad ei kui nad leiavad sealt selle massiivse rahva hulgast sinu nime üldse üles, kes on kõik need review'd pannud sinna spordibussi. Ei hakkab rasvas. Seda vist ei ole Google Mapsiski spordibussi. Nii et kõigepealt pane spordibuss Google Mapsi, siis pane review sellele. Ma praegu tegelen sellega, et otsid üles need... Sa ei leia. Leidsin. Ma enda asjad. Oleme tunni pärast tagasi. Kui nad Chinorros või? Bar La Esquina de Chinorros, see oli see... Super, seda oskavad kõik nüüd ümber trükkida selle sinu häälduse järgi. Ei tea, kas kaamera näitab seda. See koht igastahes. Nii, ühesõnaga. Bar La Esquina de Chinorros. Mis seal oli? See oli see mõnus koht. See oli see, kus sa burgerit sõid? Kus sa ka... Kus sa burgerit sõid? Kus sa sõid siis? Seal samas. Üritasin öelda, et ainult mina söön burgerit. See oli väga mõnus koht, aga selle kõrval oli hästi palju veel neid restorane ja baare. Aga seal ongi tegelikult, kui sa kõnnid nende tänavate vahel, siis põhimõtteliselt igal pool on mingi asi, kuhu sa saad maha istuda. Lihtsalt ma vaataks review'd üle. Veel eriti, kui sinu review on seal. Ma ei pann neid review's nii palju ka. Miks? No, ma ei viitsi ausalt öeldes nii palju ka neid teed see naljakas, kõik vaatavad review'sid, aga keegi viitsi ise review'sid panna. Ma olen väga tänulik nendele, kes panevad neid hästi põhjalikke. Ja siis vahepeal vaatad, ongi kõik oli super ja see on 4 tärni nagu, mis asja. Milles saatuslikuks sai? Et nad on nii siuksed spetsialistid ja gurmaanid ja kriitikud, et nemad vaata niisama 5 tärni ei pane nagu. See ei ole mingi niisama asi, et Google Maps'i review panna. See on ikkagist nagu läbimõeldud asi. Ma ei pane niisama 5 tärni, ikkagist see kõik peab olema perfektne nagu siis, kui 5 tärni on. Ehk siis kõik on hästi, paned 4 ja siis vaatab võib-olla siin 1-2 kohta. Aga nagu mis see, palun selgitage. Kui sa paned 4 ja kirjutad, et kõik oli hästi, siis mis see saatuslik 1 tärn on? Kas sa lihtsalt nagu sellepärast, et mitte panna seda 1 tärni ei pane? Ma arvan, et need inimesed mõtlevad, et nemad niisama 5 tärni ei pane. Aga mille peale nad panevad? Ma ei tea, kui keegi on siukest tüüpi, palun öelge mulle, ma tahan lihtsalt mõista teid. Nagu I need to understand. Seal peaks olema nagu 6 tärn ka siis. Ja, aga siis panevad 5. Ei, siis panevadki 5, aga siis ongi 1-5, aga siis lihtsalt nende inimeste jaoks on see 6 tärn ka. Ma ei saa aru, kõik helistavad kogu aeg. Sa ei pane hääletu peale? Sest, et ma ei ole harjunud tegelikult, et mulle üldse keegi helistab. Mingi 1-2 inimest ainult helistavad. No nüüd helistab rohkem inimesi sulle ju. Jah, mulle ei meeldi see. Saatke sõnum. Saatke ette sõnum, ette kohe helistate mulle ja kes te olete. Sest, et need numbrid osad on ju, nii palju on mingid neid skämmereid pluss need, kes üritavad sulle midagi müüa. No, aga kui need skämmerid kirjutaksid sulle ette sõnumi, et tere Getlin, olen skämmer. Helistan sulle 15 minuti pärast. Tahan sulle pähe määrida midagi, mingit vaska. Aga tema eesmärk on, et aga samas äkki keegi teine, kellel on päriselt mulle midagi vajalikku öelda, kirjutab mulle ja ma võtan vastu selle. Aga ilmselt see skämmer kirjutaks ka sulle sükse sõnumi, et Getlin, kuule, võtta kiirelt vastu, helistan sulle Kroonikast. Ma arvan, et nad nii advanced ei ole. Miks sa arvad? Et sükseid asju kirjutada. Sul on ju profiilil Kroonika ju. No ja mis see skämmer sellega teeb? Ma ei tea, helistab sulle. Ma juba töötan seal ju. Tere. Mis tal on vaja minust? Tere, Getlin. Ma tean oma ülemusi. Ja ma kanna 5 sotti, muidu laseme lahti sind. Nii, need asjad ei käi. Mida sa tegid? Nende mingite revoluutide asjadega saab ju vale nimega saata. Kui konto on õige, ma just testisin üks päev, et kui on nagu konto on õige, aga nimi on teine, siis tuleb see nagu üle. Ma ei uskunud seda. See on see Läti algusega. Paljud skämmerid kasutavad seda. Ja siis sa ei saa nagu pärast teada ka, nagu minu arust kas Eesti Pangas on niimoodi, et ta muudab pärast selle nime õigeks.
vist. Aga siis sa põhimõtteliselt ei saa teada ka seda, et see nagu muutis, et see nimi oli. Nagu see makseajalukku sinu sinna äppi jääb ikka, vähemalt mul Revolutis jäi sinna makseäppi see, et see nimi oli nagu teine. Ehk see ei muutnud seda nime õigeks. Swedbank ei lase minu arust läbi. Ja vaata SEB-ga mul oli kunagi see jama, et minu kontonumber Swedbankis SEB muutis selle nime mingisuguseks Joonas Taxiks. Minu kontonumbri. Ja jumala tihti. Jaa, kõik tembeldasid mind mingi skämmeris ja et mingid seda petturid avalikud postitust ei tulnud. Aga oligi niimoodi, et inimesed vajutasid selle makse ära ja järsku see nimi muutus Joonas Taxik ja siis tee nagu inimestel selgeks. Ja siis see pank ütles umbes, et enda nuss. Kumbki pank ei öelnud mitte midagi. Üks süüdistas teist ja teine teist ja siis ma nagu kellele ma kirjutan, kellega ma räägin. Ja siiamaani on see asi tegelikult lahendamata. Ma lihtsalt ei viitsi müüa enam asju. Oli huvitav, jah. Mitte nii huvitav, kui oleks võinud olla. Oli on juba 32 minutit. Ja. Mis ma tegin seal? Ma käisin trennis ja seal oli üks äge trenn. Äge trenn oli või? Äge jõusaal. Ma jalutasin sealt üks päev lihtsalt lambist, jalutasin ringi, kui sa tööl olid teksapükste ja kõikide asjadega ja siis ma vaatasin, et mingisugune keldri, mingi vanakooli jõusaal. Siuke värk väga meeldib. Ja siis ma läksin sinna sisse ja siis ma tegin oma esimese trenni seal kohe ära oma teksapükste ja asjadega ja siis ma see oli see koht, kus sai seda mingit burritot või asja ka? Ja see oli keset jõusaali nagu see kassa, kui sa lähed siin mingisse MyFiti ja siis seal on keset jõus, nagu mitte ei ole eraldi ruumis, vaid reaalselt nagu jooksumasina kõrval on see kassa ja siis seal tehakse panniga, praetakse neid burritosid ja shake ja asju. Ehk siis seal nagu paari lett on põhimõtteliselt seal kohe kõrval, ehk siis ühed pumpavad, jooksevad lindi peal, teised söövad seal mingid burritosid ja asju. Aga see lõhn oli üle terve selle saali ka siis või? Seal oli nii palju erinevaid lõhnasid, see oli siuke vanakooli, seal on nagu see on täpselt see, mis sulle meeldib. Nagu rauaais on seal ja see on väga lahe. See kui alati otsib nagu igas kohas, kus me käime täpselt selle mingi täiesti underground asja või nagu Hispaanias ta juba lihtsalt lampi jõudis selleni. Ja seda ei olnud Google Mapsis ka. Ja see oli... Ma käisin kreatiini otsimas, seal kõrval oli mingisugune pood, sellepärast ma vist jõudsin sinna. Aga jah, see oli siuke, nagu oligi selle omanik oli mingi vana kulturist seal, mingi lühike vend tatsas ringi seal. Ja siis seal seinad oli ka kõikide neid vanu kulturiste täis. Siuke nagu siis, kui vaatad seda Arnold Schwarzeneggeri vanat filmi Pumping Iron, siis siuke jõusaal nagu põhimõtteliselt, mis seal filmis on, kui kedagi huvitab või teab. Aga midagi taolist, siuke vanakoolikas. Ja see oli lahe, seal on siuke nagu õige õhkkond, nagu et trenni teha. Seal mulle väga meeldis. Jah, see on täpselt mingi Jacobi vibe. Et mina tavaliselt tahan seda full konditsioneeritud mingi fancy jõusaal, aga no ma ei käi kunagi kuskil välismaal jõusaalis, aga Jakob on mingi, mida rohkem haiseb, mida vanem ta on. Kas just haisema peab, aga lihtsalt siuke nagu õige vibe peab olema ja seal peavad nagu inimesed olema need, kes trenni teevad, nagu mingis trenni pärast. Nagu mingis hotelli jõusaali vaibiga kohas, nagu ma ei suuda nagu väga pingutada, mingi väga moodne koht, kus on nagu, ma ei tea, võib üliilus olla, aga siuke ongi, ma ei tea, mingid kuradi lillepotid on kuskil masina kõrval, no mul ei ole seda nagu tunnet, et ma nüüd tulin siia täiega pingutama, vaid see ongi lihtsalt mingisugune siuke kuradi... Tilli-tällitan. Ja täpselt, jah. Et ma ei ütle, et see nagu vale on, nagu väga paljudele just meeldib siuke peene, mõne motivaator on just see keskkond, aga nagu mulle meeldib siuke, et nagu ongi pumpad täiega higi pritsib põrandale ja siuke nagu kõva trenn käib. Ja see oli see. Ja seal oli ka neid kangema kütusega mehi oli ka päris palju. Et nagu seal jah. See tähendab, et me peame ilmselt ikkagi Fungiroolasse kolima, sest et seda jõusaali mujal ei ole. Ei no eks seal on ikkagi see jõusaali kultuur on päris kõva ju seal Marbellas igal pool ka, seal on neid vanu kulturiste asju on väga palju. Aga seal minu arust on just see nagu pretty fitness nagu Marbellas. Seal üks see briti kulturist vana elab ka seal. Pretty nagu ilus. Ilus fitness, nagu mitte British, vaid nagu pretty. Ma mõtlesin nagu British, seal on neid britte hästi palju. No seal on hästi palju britte. Aga eks seal on neid peeneid jõusaali ka ja seal, noh, ongi kallid jõusaalid ja odavad jõusaalid. See jõusaal oli väga soodne, kus ma käisin. See oli mingi 3 euri kord või 5 euri kord, aga 3 euri kord oli siis, kui 10 korra kaardi ostsid, mis oli väga solid. Ehk siis üsna odav. Ja ei olnud mingid kuradi lukustavaid lepinguid, mis on kõik aega. Aga noh, seal oli neid ka uusi kette, sest ühe trenni ma andsin selles mingis uues ketis. Ühe trenni ma andsin seal vanakooli kulturisti jõusaalis ja siis teise ma andsin seal peenemas jõusaalis. Mis selle nimi oli? Ma ei mäleta. Mingi, noh, põhimõtteliselt samasugune nagu mingi gym või mingi siuke kohta. Aga sa tasuta nagu põhimõtteliselt kaasa minna taga ju, kellel see leping oli? Ja vist küll, jah. Et nagu see on ainukene
ja seal oli siuke joogimasin, veemasin oli, kus sa said erineva maitsega vett võtta ja mingi, ma ei tea, kas mulliga oli ka või mitte, aga igast erinevate maitsetega veed olid. Kõigile neile, kellel on muidu raske vett. 0 kaloriga, nii et artificial sweeteners oli sees seal, nii et kas see on üldse terviseasutus, kui siukest mürki inimestele antakse kraanist? Tuleks kinni panna, politsei kutsuda. Siin peaks ilmselgelt politsei sekkuma. Täiega, koerad sisse laskma kohe, kõik inimesed ära pureda, selle eest nad joovad seda kuradi maitsestatud vett. Okei, calm down. Muidu, jah, minule see Fungirola väga meeldis, lihtsalt sellepärast, et seal oli kõik tegelikult üsna lähedal. Ja no, mingi 100% ei saa nüüd öelda, et see mingi mega vaikne on, sellepärast, et ma ei ole ju seal kõrghooajal olnud seal. Kõik asjad ei olnud ka avatud tol hetkel, kui me seal olime, aga ta ikkagist kuidagi oli siuke homey. Ubane oli jah, ja seal oli, no mulle meeldivad siuksed kohad, kus saab elada, kus ei pea nagu otseselt autot omama. Nagu kunagi elasin Bondi Beachil, siis seal oli ka, sul ei olnud autot nagu otseselt vaja, kui sa just tööle käinud kaugemal. Aga jah, see on nagu mõnus, kui sa saad jalutada, sa ei pea kogu aeg autoga sõitma igale poole. See minu arust on nii tüütu, nagu liiklus, kõik need asjad on nagu väga tüütud asjad. Jah, te olete põhimõtteliselt siin nüüd siis first hand saate näha, kas me viime ellu selle, et järgmine september me oma asjad autosse viskame või mitte. Yeah. Et see ei ole kindlasti lihtne, just et tegelikult sinna peab minema päris suure raha tagamaga, et korterid seal nagu pikaajaliseks süüriks ei ole lihtne leida. Väga paljud, ma olen nüüd uurinud, tahavad ikkagi seda mingit töölepingut näha, mis sul kohalik tööleping on, et nad saaksid kindlad olla, et sul on see raha tulemas. Ja me tahame suht süüksesse rajooni ka minna, mis ei ole kõige soodsam rajoon. Ehk siis Costa del Sol, mis on nagu siuke pigem turistirejoon, mitte mingisugune see Fungirola ja nagu see, et meil on ju tuttavad siis, kelle või noh, sõbrad, kelle pärast nagu see asi kõik liikuma ka läks. Nemad elavad siis nagu Marbella ja Fungirola vahel. Et ma ei tea, kaua nad seal veel siis elavad. Aga jah, mina ise alustuseks vähemalt ikkagist vaataks ka Fungirola poole. Võib-olla on veidikene lihtsam, et Marbellas on üürihinnad nagu täiesti out of your league. Et sinna ei ole out of my league või? Jah. Our league siis, et sinna ei ole jah, alguses ma arvan mõistlik kohe sisse sukelduda. Eriti kui kass on ka, vaata, et pets allowed peab olema. Mul mingid on salvestatud, mingid need, et eks ma vaatan, kuidas need aasta pärast siis on need üürikuulutused. Et ega odavamaks mitte midagi enam ei lähe kindlasti. Et muidugi hispaanlased seal nüüd kaklevad ja värki nende Airbnb-de vastu, et vaatame, kuhu see kõik jõuab. Äkki tänu sellele ongi vähem Airbnb-st ja siis on pikaajalisi üüre rohkem äkki aasta pärast. No jah, see on basically on sellepärast, et lihtsalt kohalik ei saa enam lubada endale neid üürikodusid. No see räägi jah, seepärast, et kõik lähevad sinna ju. Kõrge seal, et kõik turistid ju, need digitaalnomadid ja kõik nagu tegelikult suunduvad just sinna. Ja meiega tahame ikkagist olla seal. Me oleme lihtsalt tahtnud tegelikult ammu juba ära minna Eestist, aga pole nagu seda õiget kohta leidnud. Aga nüüd just kui nagu oleks. Õiget kohta, kuhu sa oleksid nõus minema? No, mis asja, kuhu ma olen öelnud, et ma ei lähe? Jah, sa üldse oled alati imelikult vaadanud, kui ma olen tahtnud Eestist ära kolida, sest mul on juba ammu, ma olen ammu tahtnud, siis mina olen rääkinud, ma tahan Eestist ära kolida. Sina oled kogu aeg olnud, et kuhu me läheme? Meil on kass. Nagu, jah, me peame minema kohta, kuhu kassiga minna. Ja. Nüüd on lõpuks olemas. Sul oli ka lihtsalt ära käia. Sul probleem oli ilmselt selles, et sa ei olnud lihtsalt käinud. Ja mina ei hakka kolima kuskile, kus ma ei ole käinud. Minu arust see on nagu too risky. Ei no ongi jah, seepärast tulebki lihtsalt kõigepealt käia reisidel. See oli nagu väga hea see praktika kuu aega. Ma üritaks tegelikult uuel aastal uuesti minna. Sest et see buildis ka mu enda confidence'i. Et just nagu välismaal teen õnneks, oli eestlaste salong, ma sain terve aeg eesti keeles nagu asju ajada. Nüüd vaatame uuel aastal, kuhu ma jõuan seal. Enesekindlus tulebki kogemusega. Täpselt. Eestis tõmbab enesekindlus täiega maha, ma ei tea, siin on kuidagi nii toksik kõik ja nii, ma ei tea, kas konkurents on nii suur või ühesõnaga, ma tunnen, et Eestis mitte keegi ei hinda mind. Et seal kuidagi hinnati rohkem. Isegi ühe koostöö seal ju. Või siis seal olid lihtsalt su ootused
latt oli madalamal kui Eestis. Eestis sa eeldad võib-olla rohkemat ja siis sa ei näe nagu seda, sa ei austa seda väikest edu, mis tuleb. Eestis tulegi mingit edu ju, kogu aeg kinni kuskil. Keegi ei võta tööle, kandideerid igal pool, alati tuleb mingi ei. Miks? Sa ei tea, mitte keegi ütle miks. Okei. Sa oled harjunud ei vastuseks saama siis juba. Ma täiesti harjunud sellega. Aga nagu kaua ma pean eid saama. Ma lihtsalt, ainuke, kui ma saan nii palju eisid Eestis, siis ma lähen lihtsalt minema siit. Mitte miski ei hoia. See ilm, see suvi ka siin enam ei hoia mind. Sest et see ei ole mingi suvi. Aga kaua ma ikka nüüd siin jonnin. Ja lähme, ma pean trenni minema andma. Tõmbame. Sa hoiad mind juba nii kaua kinni siin. 30 minutit pidi aega võtma. Pealt nägemiseni.